Tere hommikust kõigile, kes on meie jumalateenistusel ja ma arvan, et ei loe see vorm, kuidas me seda teeme, loeb see, et me oleme ühisel jumalateenistusel, nii nagu me oleksime kõik siin ja me teenime Jumalat ja Jumal teenib meid. Ja ma praeguses raskes olukorras juhiksin teie tähelepanu ühele piibli lugemisele, mis varsti tuleb Vanast Testamendist, kus on sees väga tugev lootuse sõnum. Aga selleni jõuame natukene hiljem, kõigepealt alustame 2 lauluga. Esimene laul on lauluraamatutest laul 32, Isa, sinu armastus. Et laulame selle või kes tahab laulda või kuulame ja nii-öelda palvetame ennast teenistuse meeleolusse. Ja me jätkame ülistusega. Järgmine ülistuslaul on 52, Ma tõstan käed. Ma tõstan käed taeva poole, kus on kuningas, keda teeb nii
kuuleme Jumala sõna ja nagu ma ütlesin, meie tänane esimene kirjakoht sisaldab lootust, sest alati ka kõige raskematel aegadel Jumal võib imeliselt sekkuda ja see kirjakoht räägib just ajaloost, niisugusest juhtumist, kus Jumal sekkus. Ja kirjakoht on teisest ajaraamatust, 36. salm, 36. peatükk, salmid 14–23. Nõnda samuti ka kõik juuda vürstid, preestrid ja rahvas lisasid üha üleastumisi paganate igasugu jäleduste eeskujul ja rüvetasid Issanda koja, mille ta Jeruusalemmas oli pühitsenud. Ja Issand, nende vanemate Jumal, läkitas neile korduvalt sõna oma käskjalgade kaudu, sest ta tahtis säästa oma rahvast ja oma eluaset. Aga nad pilkasid Jumala käskjalgu, põlgasid tema sõnu ja tegid nalja tema prohvetitega, kuni Issanda viha tõusis oma rahva vastu, nõnda, et enam ei olnud abi. Siis ta tõi nende kallale kaldealaste kuninga ja see tappis mõõgaga nende noored mehed nende pühas paigas, ega andnud armu poisile ega tüdrukule, vanale ega raugale. Issand andis kõik tema kätte. Ja kõik Jumala koja riistad, suured ja väikesed, ja Issanda koja varandused ja kuninga ning tema vürstide varandused, need kõik viis ta Paabelisse. Ja nad põletasid Jumala koja, kiskusid maha Jeruusalemma müüri, põletasid tulega kõik selle paleed ja hävitasid kõik selle kallid asjad. Ja kes oli mõõgast üle jäänud, need viis ta Paabelisse vangi ja need said orjadeks temale ja ta poegadele kuni Pärsia kuningriigi valitsuse alguseni, et läheks täide Issanda sõna Jeremiia suust. Maa oli hüvitanud oma pidamata jäetud hingamispäevad. Kõik laastatud olekupäevad olid hingamiseks, kuni 70 aastat sai täis. Aga Pärsia kuninga Koorese esimesel aastal, et läheks täide Issanda sõna Jeremiia suust, äratas Issand Pärsia kuninga Koorese vaimu, nõnda, et ta laskis kogu oma kuningriigis kuulutada ja ka kirjalikult öelda. Nõnda ütleb Koores, Pärsia kuningas. Issand taevaste Jumal on andnud mulle kõik kuningriigid maa peal ja tema on mind käskinud ehitada temale koja Juudas olevas Jeruusalemmas. Kes iganes teie hulgas on tema rahvast, sellega olgu Issand, tema Jumal, ja see võib minna. Aamen. Ja meie tänane teine kirjakoht on Uuest Testamendist, Pauluse kirjast Efeslastele, selle kirja teisest peatükist, salmid 4–10. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi meie oleme surnud vääratustes, on meid ühes Kristusega teinud elusaks. Armus teie olete päästetud ning on meid ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga pannud istuma taevasse Kristuses Jeesuses. Et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust lahkuses meie vastu Kristuses Jeesuses, sest teie olete armust päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. Ei, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda, sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, mis Jumal juba enne on valmistanud, et me käiksime nendes. Aamen. Me laulame laulu 441 lauluraamatutest Mina usun. Ja see laul on väga oluline, sest see tegelikult sisuliselt on usutunnistus.
Katoliku, luteri kirikutes, kalvinistlikes kirikutes ja nii edasi loetakse seda igal pühapäeval. Meie seda iga kord ei tee, aga ma arvan, et vahel on väga hea meelde tuletada ja täpselt laulu teel formuleerida, et mida meie usume. Nii et laul Mina usun. Mina usun maailma looja, igavest Isa armastavat ja Poega rahutoojat ja Püha Vaimu lohutajat. Mina usun, et tõde võidab, et üle kohtust on ülem võim. Mina usun, et rahu koidab ja lootusrikas on minu vaim. Mina usun hääduse sisse, millest kord kuivab kurjuse juur. Ja jälle algamisse, olgu siis häving kui tahes suur. Enne alguspalvet loen psalmide kogust 137. psalmi, mis on ka meie tänane lugemise kirjakoht ka liidu kalendris. Paabeli jõgede kaldail, seal me istusime ja nutsime, kui mõtlesime Sionile. Remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled, sest seal küsisid meilt meie vangiviijad laulusõnu ja meie piinajad rõõmulaule. Laulge meile Sioni laule. Kuidas me võime laulda Issanda laulu võõral pinnal? Kui ma sind unustan, Jeruusalemm, siis ununegu mu parem käsi ja kui mu keel kinni suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks. Kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks. Tuleta meelde, Issand, Jeruusalemma hukatuse päeva Eedomi laste vastu, kes ütlesid, kiskuge alusmüürini maha, mis on temas. Paabeli tütar sa laastatav, õnnis on see, kes sulle tasub seda mööda, kuidas sa meile oled teinud. Õnnis on see, kes võtab väikesed lapsed ja rabab nad vastu kaljud. Aamen. Lugesin internetist Jüri Puusagi, kes on Toronto Eesti Baptisti koguduse emeriitpastor, möödunud aasta 27. novembril Toronto eestikeelses lehes Eesti elu advendi tervitust ja seal Jüri Puusak kirjutab nõnda. Selle ebatavalise 2020. aasta advendi ehk ootuse aeg on kätte jõudnud. Möödunud pühapäeval tähistatud surnute mälestuspühaga lõppes kiriku aasta. Viimased 9 kuud on maailm olnud tõsiselt silmitsi viiruste ja surmaga. Tähtsamaks uudiseks on kujunenud viiruseks nakatunute ja sellesse surnute arv. Helistan vanale sõbrale ja ta palub helistada veidi hiljem. Pean enne teada saama tänased viiruse uudised.
Sõbrad, meil on selles olukorras vaja ka muid uudiseid. Piibliprohvet Sakarial on advendi ajal ajatu ootust ja lootuste sõnum ka tänapäeval. Ja edasi ta ütleb, et valige õige rõõmu allikas. Ja mõned kuud hiljem oleme ikka koroonaviiruse mõjude ja piirangute all. Ja võib-olla tänagi köidab paljude tähelepanu see, mida kirjutatakse või näidatakse koroonaviiruse kohta. Ja isegi loen aeg-ajalt, kui palju on uusi nakatunuid ja kui palju on saanud vaktsiinisüsti. Olen üks nendest, kes on saanud juba mõlemat vaktsiinisüstid. Aga need uudised köidavad meie mõtteid ja meie tähelepanu. Aga loetud psalm räägib meile rahvast, juudi rahvast, kes istub Paabeli jõgede kaldail. Ja nagu kirjakoht ütleb, nad nutsid, sest nad mõtlesid Siionile. Nad mõtlesid Jeruusalemmale, nad mõtlesid oma armsale kodumaale, kus nad olid olnud. Kuigi see, kus nad praegust olid, Paabelis, kus olid rikkalikud jõed, kanalid, kõik see, mis varustas põldusid, loomasid, inimesi veega, aga Iisraelis sellised jõgesid ei ole, on ojad ja on kärestikud, aga ometigi need, kes olid vangi viidud, kes olid võõral maal, nad istuvad laia jõe kaldal ja nutavad. Remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled. Tallinna botaanika ja dendroloog Olev Aabner ütleb, et ta on oma õpilastele selgitanud, et remmelgas on puukujuline paju ja paju on omakorda põõsakujuline remmelgas. Taimeliik iseenesest on sama ja ta jätkab. Tegemist on keelelise traditsiooniga jagada perekonna paju saliks, liigid pajudeks ja remmelgateks. Kõrgeks kasvamise võimega on suurekasvulisi kõrgusele 10 meetri pajusid hakatud remmelgateks nimetama. Alati kõrgeks kasvamise võime ei realiseeru, eriti raagremmelga puhul, mis tihti on ka palju arulised 5 ja 7 meetri kõrgused põõsad. Puu ja põõsa vahel selget piiri ei ole. Puuks peetakse jämedaks kasvava tüe või väeste arvudega puittaime, mis üldjuhul aruneb maapinnast kõrgemal. Põõsad arunevad maapinna lähedal ja on tavaliselt palju arulised. Nii seletab meile lahti dendroloog remmelga mõiste. Ja juudid on nende remmelgate otsa pannud või riputanud, nagu ütleb piibel, oma kandled. Meenub ka see aeg aastakümneid tagasi, kui elasime võõra võimu all, kus teatud periood oli keelatud ka kogudustes kasutada muusikainstrumente ja Oleviste koguduse liikmena võisin näha neid kappe, kus seal keelatud ajal olid need keelatud pillid. Neid ei saanud kasutada avalikel jumalateenistustel ja see oli see aeg. Ja see meenutab, kui lugeda psalm 137, ka seda aega, millest paljud meist, kes me täna viibime Jumala kojas või Jumala sõna juures, meenutame ja mäletame veel neid piiranguid, mis olid meile osaks saanud. Need võib-olla ei olnud võrreldavad juutidega, kes olid lausa võõral maal ja nende valitsejad, nende korravalvurid ja nemad siis pilkavad ka juute ja nad ütlevad, sest seal küsisid meilt meie vangiviijad, laulusõnu ja piinajad rõõmulaule. Laulge meile Sioni laule. Mis on tähelepanuväärne, et juudid jäid väga kindlaks oma usule, oma tõekspidamistele, oma arusaamadele ja nad ei olnud valmis seal vangipõlves laulma rõõmulaule,
laulma Sioni laule, sest need olid neil küll meeles ja südames ja nad mõtlesid kõigele sellele. Ja see, mis järgneb loetud psalmis, ütleb meile päris tõsiselt, et kui ma peaksin unustama Jeruusalemma, siis ununegu mu parem käsi. Üks pilt sellest, kuidas juudid suhtusid oma lauludesse Jeruusalemma pühasse maasse, kus nad olid ära toodud. Armsad kirikulised siin ja seal, kirikus me ainult küll väikese inimeste arvuga, kes aitame seda saadet ka eetrisse tuua, aga olgu meiegi tähelepanu täna pööratud kõigile nendele kitsendustele, piirangutele, millest me elame ja oleme. Ja võib-olla, kui on see ka üks aeg, kus me koguduses ei saa ka laulukoore kasutada, sest et piirangud on olemas ja kartus selle koroona ees on üpris tõsine, et saame ka meenutada neid laulusid, mis tulevad interneti kaudu ja vahendusel, mida on lauldud, salvestatud ja mida me võime ka rõõmuga kuulata või ka kaasa laulda. Juutide kandled ripuvad tuulte käes remmelgate otsas. Keegi ei tõuse neid sealt võtma. Ja järgnevates salmides ongi juutide ustavusvanne Jumalale. Ja Osvald Tärk lõpetab psalm 137 seletuse sõnadega. Psalm, mille juures oleme täna peatunud, kutsub meid andma uut truuduse tõotust oma issandale. Kui peaksime sattuma oma elus raskesse olukorda, ka siis, kui sattume sinna oma patu pärast nagu Iisrael Paabelisse, võtke siis kannel kaasa. Ära viska seda vette ega löö seda katki. Aeg tuleb, millal Jumala rahvas võtab oma kanded ja laulab Sioni mäel Moosese ja talle laulu. Psalmi seletus on kirjutatud ajal, kui seda vabadusaega, millest meie elasime, alles oodati. Nii tahame ka meie täna usaldada elavat Jumalat, tema kätte endid paluda ja olgu meile ka julgustuseks see, mis issand Jeesus Kristus ütleb Johannese evangeeliumi 14. peatükis, teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Ja edasi 6. salmis issand ütleb, mina olen tee ja tõde ja elu. Niisiis, armsad, teadkame, et Jeesus Kristus on tõeline issand. Tema on tee, tõde ja elu, aga tema on ka meie abimees, ka nendes olukordades, millest me täna oleme, sest Jeesus Kristus ise ütleb meile ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Me jääme palvele. Kõige väeline Jumal, elame selles ajas, kus kogu maailma on haaranud koroonaviirus ja meie Eestimaad samuti. Näeme neid, kes on haigestunud sellesse haigusesse, on neid, kes on kutsutud igavikku läbi selle haiguse, aga ometigi täna võime pilgud tõsta sinu elava Jumala poole. Ja nii nagu juudid, kui nad olid Paabeli vangipõlves, nad ei olnud valmis kandleid võtma ja laulma Sioni laule, vaid nad andsid tõotuse jääda ustavaks elavale Jumalale, keda nad olid teeninud ja kelle mõtted olid Jeruusalemmas, Sionis. Issand, aitad ka selles ajas, kus meie oleme, meie pilgud oleks pööratud sinule, elavale Jumalale, kelle sina oma ainsas pojas Jeesuses Kristuses ütled meile, ärge kartke, ärge ehmuge, uskuge minusse, uskuge Jumalasse. Tänu Jeesus Kristus, et täna võime ka sinusse uskuda, sind usaldada, sinu kätte paluda oma elud, oma päevad, oma tööd, oma tegemised, meie tänase teenistuse, aita, see oleks ka meile kosutuseks, julgustuseks, kinnituseks ja see oleks ka osaduseks küll läbi internetiga üksteisega. Ja issand Jumal, palume sinu kätte terve selle teenistuse ja jutluse,
ole sina oma püha vaimu kaudu meie keskel. Aamen. Aitäh Ruudile selle sõnumi ja alguspalve eest ja enne jutlust me laulame laulu 161 Sõnaga mind puuduta. Sõnaga mind puuduta, kuskilt mujalt enam leevendust ei saa. Abituna taevatuules vangun üksinda, sõnaga mind puuduta. Minu hinge kosuta, kuskilt mujalt enam julgustust ei saa. Abituna taevatuules vangun üksinda, minu hinge kosuta. Armas kogudus siin kirikus, väiksearvuline kogudus ja virtuaalne kogudus kaugemal, mis ma ei tea täpselt arvu, aga ilmselt suurarvulisem. Armu ja rahu meile kõigile, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Ma loen tänase jutluse aluseks kirjakoha ühest konfliktist, kuna me elame sellisel konfliktsel ajal ja ma pöördun selle juurde oma jutluse lõpuosas veel tagasi, aga ka kirjakoht siis kirjeldab ühte konflikti. Ja kirjakoht tuleb Johannese evangeeliumist 2. peatükist, salmid 13-19. Juutide paasapühad olid lähedal ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Ja ta leidis pühakojas neid, kes müüsid härgi ja lambaid ja tuvisid ja rahvahetajaid istumas. Ja ta tegi rootsudest piitsa ning ajas pühakojast välja kõik, nii lambad kui härjad. Ta puistas laiali rahavahetajate mündid ja lükkas kummuli nende lauad ning ütles tuvimüüjatele: viige need siit minema, ärge tehke minu isa koda kaubakojaks. Tema jüngritele tuli meelde, et on kirjutatud: sinu kojast hoolimine neelab mu ära. Siis ütlesid juudid Jeesusele: mis tunnustähte sa meile ette näitad, et sa nõnda tohid teha? Jeesus vastas: lammutage see tempel ja ma püstitan ta 3 päevaga uuesti. Aamen. Kui ma tohiksin paluda näidata nüüd esimest pilti Jeruusalemma templist, kus on rekonstruktsioon Jeruusalemma templist. Siis nagu pildil on näha, Jeruusalemma tempel oli 4 küljest kõrge müüriga piiratud ala. Kõige välimine piirkond sellel alal kandis nimetust paganate õu ja sellel pildil on see kõige eesmine piirkond sellest madalast müürist, mis seal on kujutatud siis veel vaataja poole. Ja seal tohtisid viibida nii juudid kui ka paganad. Paganate õue eraldas templi sisemisest alast madalam müür, mida hoidvate sammaste peale olid graveeritud heebrea, kreeka ja ladinakeelsed kirjad, mis keelasid surmanuhtluse ähvardusel igal paganal või muidu ebapuhtal inimesel
siseneda templi sisemisele alale. Ja kui te vaatate seda pilti, siis see on see kõrgem müür tagapool ja siis selle müüri ülemises osas olid graveeritud kirjad tol ajal enam kõneldud keeltes selles piirkonnas, heebrea, kreeka ja ladina keeles, mis ütlesid, et ükski pagan või muidu ebapuhas inimene, kaasa arvatud naisterahvad teatud perioodidel, ei tohtinud siseneda enam templi sisemisel alal, ei tohtinud kaugemale minna. Sisemise müüri taga oli naiste õu, kus tohtisid viibida nii juudi mehed kui ka naised. Ja võib-olla, kui nüüd paluks näidata seda teist pilti, mis on templi plaan, kuidas tempel tollal välja nägi, siis seal on paremini näha need erinevad õued. Nii et naiste õues tohtisid viibida nii juudi mehed kui ka naised. Naiste õue igas nurgas oli väike kabel erinevateks usulisteks talitusteks. Väga erinevad talitused, mida ma hakkasin üles loetlema, aga idee oli siis saada puhtamaks, et Jumalaga kohtuda. Ja naiste õuest pääses läbi vahevärava iisraellaste õuele, kus tohtisid viibida ainult mehed. Selle plaani peal on inglise keeles ka tähistatud need vastavad õued. Ja iisraelaste õuest oli omakorda ainult preestritele ja leviitidele müüriga eraldatud preestrite õu, mille eesmises osas asus altar ohverdamiseks ja tagumises osas oli tempel ise. Nii et tegelikult me räägime siin templi territooriumist, aga tempel ise oli see tagumises osas kõrgem ehitis. Ka templis olid erinevate pühadusastmetega piirkonnad ning kõige olulisemasse pühamusse tohtis ülempreester siseneda vaid korra aastas. Nii et siit tuleb välja, kui reglementeeritud oli templi külastamine, et osa inimesi ja enamus inimesi tohtisid pääseda ainult templi eesõuele ja edasi ainult juudid said edasi minna siis templi naiste õuele, mis nagu nimi ütleb, oli lubatud naistele ja ka loomulikult meestele, kõikidele juutidele. Ja naiste õues siis pääses läbi vahevärava iisraelaste õuele, kus tohtisid viibida ainult mehed. Ja siis omakorda preestrid veel tohtisid minna veel kaugemale ja siis ülempreester tohtis minna sinna templi lõppu välja, kus oli kõige püham koht, aga sedagi tohtis ta teha vaid ainult ühel korral aastas. Meie tänase kirjakoha vahejuhtum Jeesusega toimus paganate õuel, see on see esimene ala seal, kõige välimine ala, mis on nagu mingis mõttes ei olnudki tempel, selles mõttes oli, et kogu templi piirkond oli siiski müüriga eraldatud ja praegune nutumüür Jeruusalemmas on tegelikult osa sellest välimisest müürist, mis eraldas kogu templi piirkonda muust Jeruusalemmast. Ja paganate õu oli mõeldud palvetamise kohaks ja paigaks, kus templisse sisenemiseks ette valmistuda. Umbes nii nagu meie valmistusime siin lauludega täna ka Jumala templisse sisenemiseks. Meie teenistus on teistmoodi Uue Testamendi ajal, aga sama põhimõte. Aga Jeesuse ajaks oli see piirkond, see paganate õu muutunud kaubanduslikuks ja kärarikkaks müümise ja ostmise kohaks, mis tegi palvetamise ja mediteerimise seal võimatuks. Veel hullem aga oli see, et paganate õu oli muudetud palverändurite ekspluateerimise kohaks. Püha koht, kus tegeleti süstemaatiliselt palverändurite ekspluateerimisega. Nimelt pidi iga palverännakule saabunud juut maksma templimaksu 1,5 seeklit ehk meie praeguses vääringus umbes 10 senti aasta kohta, niivõrd kui seda saab tänapäeva vääringutesse üle kanda, ometi on piiblikommentaatorid niisuguseid katseid teinud. Ja see ei kõla suure summana, aga kui mõtleme, et tavaline päevapalk tol ajal oli umbes 6 senti, siis meie suhtumine muutub.
Aga asja tegi veel hullemaks see, et templimaksu sai maksta ainult Jeruusalemma templi oma vääringus, Jeruusalemma templi seeklites. Tavaliseks kauplemiseks tänaval, turuplatsidel sobisid tollal nii Kreeka, Rooma, Süüria, Egiptuse, Foiniikia kui ka Tüüria mündid ja palverännakule tulid juudid kogu antiikajal tuntud maailmast kõikide mainitud erinevate riikide poolt emiteeritud müntidega, et ei olnud mingisugust ühist valuutat, olid erinevad mündid, kõik kehtisid ja kaupmehed loomulikult seal ka püüdsid ehk ilmselt vahetamisel pisut tüssata, nagu ikka see asi käib, aga põhimõtteliselt ei olnud vahet, millises rahas maksta. Raha vahetamise, need raha tuli vahetada selleks, et maksta templimaksu ja üldse templist siis kaugemale pääseda, tuli raha vahetada templi seeklite vastu. Aga raha vahetamise maks templi seeklite vastu oli umbes 1,5 senti, 1,5 senti komisjoni tasu selle pealt siis meie eurosentides. Ja kui seejuures vahetatava mündi nimiväärtus ületas templimaksu, siis pidi juut maksma veel 1,5 senti lisaks, et saada tagasi vahetusraha. Nii et juba 3 senti, enamik juute pidi templimaksule lisaks maksma veel 3 senti. Nii et 10 senti, 3 senti tuleb sinna kohe otsa, kolmandik kohe otsa. Aga see tähendas täiendava poole päeva palga kulutamist enne, kui nad said oma templimaksu tasuda. Ja see poole päeva palk võib-olla ei kõla ka väga hirmutavalt, aga kui me mõtleme, kui rasket füüsilist tööd inimesed tollal tegid, siis see ei olnudki nii naljaasi, et töötada pool päeva selle heaks, et siis maksta lihtsalt täiendav raha templimaksule, lisaks siis sellele terve päeva palgale, mis läks templimaksu maksmiseks. Ja sarnane lugu oli ka tuvidega, veel hullem lugu oli tegelikult tuvidega. Vastavalt Moosese 3. raamatus toodud kirjeldustele pidi ohverdamiseks mõeldud tuvi olema veatu. See kõik on Moosese raamatu järgi, tuleb ohverdada tuvisid ja ka muid loomi, aga eelkõige tuvisid, see oli kõige lihtsam, see oli kõige odavam soetada ja siis ohverdada, aga tuvi pidi olema veatu. Väljaspool templit maksis paar tuvisid umbes 6 senti, jälle siis päevapalk. Ja tekib küsimus, et ma ostan siis väljapoolt templit ja toon oma tuvid kaasa. Aga ei olnud see asi nii lihtne. Templi valvur leidis väljaspoolt toodud tuvile alati mingi vea, mistõttu palverändurid pidid paganate õuel maksma tuvipaari eest 80 senti. Jah, kuulsite õigesti, 80 senti ja mitte 6 senti nagu väljaspool templit. Ja asja tegi veelgi hullemaks see, et kogu tuvide ostmise ja müümise äri kuulus kunagise templi ülempreestri Annase perekonnale. No mida me siis ütleme, tänapäevaste terminitega korruptsioon ja seda pühal territooriumil. Nii et Jeesusel oli siin põhjust vihastamiseks küll ja küll ja teatud piirkondades ka selline vihastamine, asjade otse ütlemine on ka täiesti õigustatud, isegi kui see tekitab konfliktsituatsiooni. Ja peab nentima siinkohal, et suures plaanis ei ole ühiskonnas midagi muutunud. Kuulus Prantsusmaa teadlane Joseph Louis Lagrange, kes on teinud pöördelisi avastusi matemaatikas ja astronoomias, teame siin ilmselt, Ruudi ilmselt teab ka Lagrange'i valemit näiteks ja muid tema poolt siis sisse viidud uusi asju matemaatikas. Joseph Louis Lagrange reisis 18. sajandi algul ja 19. sajandi lõpul palju idamaadel, mis oli tal nagu hobi. Ja ta kirjeldab moslemite palverännakute sihtkohta Mekat, kuhu siis sai veel vabalt minna. See nüüd see ilmselt mitte moslemitel enam nii lihtne ei ole. Ja ta kirjeldab, et olukorda, kus Mekasse jõudnud palverändurid, kes on otsinud pühalikku keskkonda, leiavad endid keset lärmakat turuplatsi, kus kaupmehed püüavad palveränduritele müüa mida iganes, võimalikult kõrge hinna eest, ja kus palverändurid nendega ärritatult tingivad.
Nii et jälle pole juttugi pühalikkusest, süvenemisest, palvetamisest, mediteerimisest, vaid tuleb tingida mingite asjade eest, mille ostmine jällegi on hädavajalik, kas või siis näiteks vett, et juua, kuna seal on väga parav. Aga ka idamaadest lähemal on see päris tuttav pilt. Näiteks aastal 1995 me käisime Siiriga pulmareisil, see oli sugune, pulmareis kõlab nagu väga uhkelt, see oli bussireis, tollal siis käidi bussiga Kesk-Euroopas ja koos siis suure seltskonnaga, nüüd enam-vähem suvalise seltskonnaga, erinevad inimesed, aga see oli ainus võimalus minna Itaaliasse. Ja jõudsime Pisasse ja ma keeldusin maksmas sissepääsuraha Piisa katedraali Itaaliasse, sest tahtsin seal lihtsalt palvetada, nagu oma reisidel alati teen. Otsin pühakoja ja esimene asi, mis ma seal teen, on palvetan. Võib-olla hiljem teen ka mõne pildi ja vaatan ringi, aga esimene asi on alati palvetan. Ja lõpuks saavutasin ka selle, et mind ja Siirid lasti sinna tasuta sisse. Ja mulle oli see rohkem põhimõte kui raha küsimus, kuigi siis tol ajal magistrandina või olin ilmselt juba alustanud doktorandina, ei olnud ka raha liiga palju, aga see oli põhimõtte küsimus. Ja samuti kuuluvad minu arvates samasse palverändurite nöörimise kategooriatesse Itaalia ja eriti Rooma kirikutes praktiseeritavad atraktsioonid, kus pühapildi või skulptuuri korralikuks tuledega valgustatud nägemiseks pead vastavasse aparaati sisse panema oma euro või isegi 2. Seega Jeesus vihastas õigustatult niisuguse palverändurite nöörimise peale ja selle peale, et vaikseks palvetamiseks mõeldud templi eesõu oli Jeesuse sõnade järgi muudetud kaubakojaks ehk tänapäevase terminiga kaubanduskeskuseks. Et sellest esialgsest funktsioonist ei olnud mitte midagi järele, mis oli mõeldud, et see on vaikne ala, kus me palvetame, mediteerime, valmistame endid ette, et siseneda templisse. Aga ka need, kes ei saa siseneda templisse, et võivad ka samuti seal palvetada. Selles mõttes oli ka paganatele mõeldud, aga palvetamise mõttes, mitte kaubitsemise mõttes. Aga sel asjal on ka teine külg. Rooma katoliku kiriku preester Rein Õunapuu on väljendanud mõtet, et kui me kuuleme, kuidas Jeesus ajas kaupmehed templist välja, siis on nii kerge kujutleda end tema selja taga ja tunda kahjurõõmu kõigi üleastujate pärast. Ahaa, saite nüüd, et näete, välja lähete siit. Aga eriti praegusel ajal, kus valitsus vahepeal sisuliselt vastandas kaubanduskeskused pühakodadele, siis kaubanduskeskused lahti jättes ja pühakojad eranditult kinni pannes, peaksime oskama tunda end ka nende kaubanduskeskustes pinda üürivate kaupmeeste nahas, kes peavad ju ka kuidagi otsaga kokku tulema. Eriti seetõttu, et kindlasti on nende kaupmeeste hulgas ka kristlasi. Et asjad ei ole nii ühesed alati, et alati ei saa ka piibli kirjakohti tõlgendada nii üheselt, et näed, et küll ta tegi hästi, ta tegi kindlasti hästi, aga et me oleme nüüd justkui seal selja taga ja hõõrume kahjurõõmust käsi, vaid asjadel on ka alati teine ja kolmaski külg. Armsad õed ja vennad, elame praegu kriisiolukorras, nii mitmeski mõttes elu piirsituatsioonis. Nagu juba eelmisel kevadel kindlasti märkasime, aasta tagasi, kus meil oli esimene eriolukord, kriisiolukord toob väga selgelt välja erinevaid seisukohti ja suhtumisi. Selgelt eristuvad ühelt poolt need, kes paluvad, et, tsiteerin, pidage kinni, sest mina tahan maha astuda. Ja teisest küljest tulevad esile need, kes pakuvad endid vabatahtlikena appi haiglate koroonaosakondadesse või hooldekodudesse. Piirsituatsioonides tekivad ka palju kergemini vaidlused ja kirglikud konfliktid erinevatel seisukohtadel olevate inimeste vahel.
nagu oli ka meie tänases kirjakohas kirjeldatud konflikt ühelt poolt Kristuse ja teiselt poolt rahavahetajate ja tuvimüüjate vahel. Ja eks elanud see tolleaegne juudi ühiskond ka piirsituatsioonis, pidevad kimbutamised Rooma sõjaväe poolt, usuvabaduse piiramine, inimeste tagakiusamine, kes ei maksnud piisavalt maksu Rooma riigile, et eks olnud ka omamoodi eriolukord või sõjaolukord, milles siis elati ja see tipnes loomulikult Jeruusalemma templi hävitamisega aastal 70. Elu piirsituatsioonid on psühholoogiliselt väga huvitavad ja neid piirsituatsioone on uurinud aastatel 1905 kuni 1997 elanud psühhoteraapia Viini 3. koolkonna rajaja Viktor Frankl. Professor Frankl oli ise viibinud natslikus kontsentratsioonilaagris ja seega teinud vaatlusi tegelikus elu piirsituatsioonis, mis on tõesti hullem kui see, milles me praegu oleme siin. Ja selle põhjal kinnitab professor Frankl oma teaduspublikatsioonides, et elu piirsituatsioonid näitavad, kes on kes. Ta ütles, et koonduslaagris langes lurjustel mask eest, ent mask langes ka pühakutel, et inimesed paljastusid nendena, kes nad tegelikult on. Nälg ja hirm näitasid, kes on kes. Ja sama olukord valitseb praegu ka meie tänases Eesti ühiskonnas, mistõttu tasub ehk väga tähele panna, mida keegi praegu ütleb, mis seisukohtadel keegi on ja seda, mida ta võib-olla mingi aja pärast räägib, kui kriis on juba leevendunud. Professor Frankl ja teised elu piirolukordade uurijad on väitnud, et inimese käitumist ei määra lõpuni tingimused ega olud, millesse ta satub, vaid otsused, mida ta nendes oludes ja tingimustes teeb. Kas teadlikult või mitte, aga inimene peab otsustama, kas trotsida tingimusi või anda neile järele. Teiste sõnadega, kas ta laseb ja mil määral ta laseb oma käitumist väljast mõjutada. Meie ühiskonnas räägitakse palju vabadusest ja väärtustatakse seda kõrgelt. Seejuures tõlgendatakse vabadust kui minu võimalus teha seda, mis mulle meeldib ja korda läheb. Aga head sõbrad, see ei ole vabadus, vaid isekus. Me ei saa käituda ainult selle põhjal, millised emotsioonid meie aju ühel või teisel puhul konstrueerib, vaid oluline on hoopis see, millise hoiaku me võtame olukordade ja ka oma emotsioonide suhtes ja kuidas me siis ikkagi otsustame, jällegi rõhutan, otsustame toimida. Psühholoogid ütlevad, et tõeline vabadus tähendab vabadust endale vastanduda ja niimoodi iseendast distantseeruda. Ja ma leidsin siin ka enda jaoks väga palju mõtlemisainet, et selles mõttes, et me vaatame ennast nagu kõrvalvaataja pilguga ja ka vastandume endale, kritiseerime ennast vajadusel, aga sellega ei tohi liiale minna, sest see võib viia teatud jällegi psühholoogiliste probleemideni. Aga teine äärmus on jälle see, kus me oleme endaga väga rahul, mida iganes me teeme ja me kunagi ei kritiseeri ennast ega rääkimata enesele vastandumisest. Ja võime enesest distantseeruda avaldub oma tegude mõistmises, eriti aga tehtud vigade tunnistamises. Ja kahjuks on just distantseerumisvõime see, millest me jääme ilma, kui veeretame kogu süü väliste tingimuste kaela. Ja tahtmata minna poliitiliseks siin, tuleb tahtmata meelde mitmete meie tuntud poliitikute käitumine praeguses koroonakriisis. Et lihtsalt õigustatakse ennast, me ei saanud neid otsuseid varem teha, aga kõik on õigesti tehtud. Me pidime ootama siis ära see, kuni siis sai selgeks, et valdaval osal juhtudel või suuremal osal juhtudest on tegemist Briti tüvega.
Toomas Paul on öelnud, et inimene on vaba olend niivõrd, kuivõrd ta vaatab endast üle ja unustab iseenda, andudes millegi teenimisele või kellegi armastamisele. Nagu ütles Jeesus Matteuse 16:24, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta unustagu oma mina. Ainult iseendale elav inimene on hõlpsasti manipuleeritav. Ta peab iga hinna eest oma elu natukesest kinni hoidma, sest need on ka Toomas Pauli sõnad. Armsad õed ja vennad, kui ajaloos leiab aset mingi tõsine kriis, nagu praegune koroonakriis Eestis, siis on väga suur vahe sellel, mida kirjutavad sellest ajalehed ja veebiväljaanded kriisi ajal ja sellel, kuidas kajastatakse seda aastate pärast kriisi võtmeisikute memuaarides ja ajaloolaste uurimistöödes. Ajaloo õppetunnid avalduvad peaaegu alati tagantjärele tarkusena ja pikaajalise tagantjärele tarkusena. Nagu me nägime aastatagusest väikesest kriisist, ei õpitud peaaegu mitte midagi suure kriisi jaoks kahjuks. Ka evangeeliumi lugedes mõistame seal kirjeldatud sündmusi palju paremini kui paar tuhat aastat tagasi neis vahetult osalenud inimesed. Meie tänase kirjakoha tõlgendusele võime täna lisada, et Kristuse viha põhjustajateks võisid olla ka mitmesugused müürid Jeruusalemma templi ümber ja sees, nagu te nägite pildil ja skeemil. Need müürid, mis lubasid läbipääsu Jumala teenistusele ainult juutidele. Samuti teame nüüd täpselt, mida Jeesus mõtles templi 3 päevaga uuesti püstitamise all ja millest ei saanud teda kuulanud templivalvurid ja juudid aru, sest Jeesus mõtles hoopis midagi muud, kui neil meeles mõlkus. Ja me võime tänasest jutlusest õppida seda, et kindlasti on kriisidel ja piirsituatsioonidel palju niisuguseid tagajärgi, millega jääb üle vaid leppida. Aga vahel selgub ka teistpidi, et nii mõnelgi tol hetkel soovimatu muutuse eest tuleb hiljem olla Jumalale sellest tänulik. Ka pühakirjast leiame tihti oma elule paralleele, mis õpetavad meid targemini käituma ja paremini iseendast distantseeruma. Seega võime tõdeda, et tagantjärele tarkus ei ole ainult pilkamisväärt, et no näed, tagantjärele ainult, vaid oma isikliku elu jaoks oma isikliku elu kontekstis ta valmistab meid ette kohtama tulevasi saatuselööke paremini, kui oskasime varem. Ja isa Rein Õunapuu on öelnud, et tagantjärele tarkus on tihti meie viimane võimalus oma elus veel midagi heaks teha. Nii et ei tasu seda põlata, tagantjärele tarkus ei ole midagi häbiväärset, et ma õigel ajal ei teadnud, vaid see on midagi, millest võib midagi õppida ja lasta Jumalal oma elus niimoodi toimetada tagantjärele tarkuse kaudu. Inimese elus on nii seiku ja olukordi, mida me mõistame, kui ka neid, millest saame aru ainult osaliselt. Ja palju ka sellist, mis on täiesti üle mõistuse, nagu ka praegune kriis. Kuid lõpuks tuleb jääda ikka realistideks, et me ei teeks kirikust kaubakeskust ega kaubakeskusest kirikut ning et me mõistaksime iseendid Jumala teenijatena, kes vaatavad üles tema peale ja mitte iseendi peale ega pea Jumalat oma personaalseks ja eksklusiivseks kaitsevaimuks. Tema ei pea toitma meie enesearmastust. Andku Jumal meile niisugust hoiakut. Aamen. Me laulame järgmiseks laulu 343, Issand sinu kätel, mis ka väljendab seda mõtet, et kõik on meie Issanda käes ja ka meil on seetõttu tark hoida tema poole, vaadata üles tema poole, selle asemel, et tegeleda oma minaga.
issand sinu kätte elada ma saan, oled kindlalt kaitse kodumaa. Sina suudad luua uueks südamed, anda lootust rahu hingele. Minu õnn on olla sinu lähedal, Jumalasse varjun üksnes ma. Minu õnn on olla sinu lähedal, lauluga sind tahan tänada. Issand sinu kätel elada ma saan, sinul jätkub ande jagada. Armu ülirohket meile kingid sa, nii meid hukatus ei hirmuta. Minu õnn on olla sinu lähedal, Jumalasse varjun üksnes ma. Minu õnn on olla sinu lähedal, lauluga sind tahan tänada. Issand sinu kätel nuttagi ma saan, karistust seal kandma ma ei pea. Risti puhul sind rõhus minu patusüü, selles ristis päästmine on nüüd. Minu õnn on olla sinu lähedal, Jumalasse varjun üksnes ma. Minu õnn on olla sinu lähedal, lauluga sind tahan tänada. Ja me jääme ühisesse palvesse, me saame olla palves ju kõik koos, kus iganes me ka ei ole. Ja palvetame siis.
ja olla ka järjekindel, kus vaja, ja olla rangem teatud asjades. Issand, anna neile seda arusaamist ja tarkust ja õnnista neid nende tegevustes, anna neile südamesse rahu, et nad suudaksid otsuseid teha rahuolukorras, leevenda neid pingeid, mis tahes-tahtmata tõusevad niisuguses, tegutsedes niisuguses kriisi olukorras, niisuguses elu piirsituatsioonis. Issand, õnnista palun kõiki, kes on seatud meid juhtima ja suunama. Me palume oma koguduse liikmete eest kodudes, et sa õnnistaksid neid, kus iganes nad praegu on, ja sina näed iga üksikut inimest, iga üksiku inimese südant, ja sina näed neid probleeme, hirmusid, näed ka rõõme, ja me palume, et sa annaksid igale inimesele just seda, mida tal antud hetkel on kõige rohkem vaja, ja annaksid oma rahu inimestele, annaksid tervist, kus on tervisest puudu ja probleeme, ja me palume sinu ette ka meie koguduse liikmed, keda me teame, kes on haiged, mitte tingimata koroonaviiruses, aga ka muude haigustega, ka muud asjad ei ole maailmast kadunud, muud probleemid. Issand, me teame neid koguduse liikmetena ja mõtleme nende peale ja palume, et sina aitaksid, sina tervendaksid neid, teeksid nad täiesti terveks, teeksid neile head ja üle kõige, et sa annaksid neile oma armu ja oma rahu, et nende suhted sinuga oleksid korras. Me palume ka laiemalt ka inimestest, kes on meil siin käinud, on eestpalvet palunud, kellel on erinevaid probleeme, vaimulikke, füüsilisi probleeme. Issand, jällegi, et osad meist teavad neid, palume nende pärast, palun aita imeliselt nendes rasketes olukordades. Me toome sinu ette ka oma eestpalve koguduse, Kiviõli koguduse, et sina õnnistaksid neid, kui nad ka ilmselt ei saa praegu koguneda, et võib-olla saavad koguneda veebi teel, kuidas iganes, issand, et sina hoiaksid seda kogudust ja kõiki väikseid kogudusi hoiaksid koos, sõltumata denominatsioonist, hoiaksid neid osaduses ka praeguses olukorras, isegi kui nad ei saa teha veebiteenistusi, nagu osad kogudused saavad. Issand, palume erilist õnnistust just neile väikestele kogudustele üle kogu Eestimaa. Ja toome sinu ette ka Kohtla-Järve Peeteli koguduse ja Valga koguduse Lootus, kellel on täna aastapäevad, et sa erilisel viisil õnnistaksid neid sellel päeval, isegi kui aastapäeva peab tähistama laiali pillutatuna, et sa näitaksid võib-olla siit ka midagi uut ja ehk midagi, mida me aastate pärast võime õppida sellest olukorrast, nagu me täna ka kuulsime jutlusest, et võib-olla mingi pikema aja pärast me võime ollagi ühe või teise asja eest tänulikud, issand, ja me täname selles mõttes me täname selle praeguse olukorra ja võimaluse eest. Issand, hoia meid kõiki usus tugevatena, et me vaataksime ikka ainult sinu peale ja vähem enda peale. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja olemegi jõudnud tänase lõpulauluni. Osas meil on järgmisel pühapäeval kell 11 jälle teenistus ja isegi muusikud meil on vist järgmisel teenistusel paar muusikut, kes siin rikastavad meie teenistust, rikastavad Jumala teenimist ja samal ajal kell 11 siis samuti YouTube'i veebi vahendusel. Ja praegu meil muid asju ei toimu praeguses olukorras, aga oleme tänulikud selle eest, et me saame niimoodi koos olla ka virtuaalselt. Me laulame siis laulu Ole mu nägemus 368, väga ilus vaimulik iiri rahvaviis
ja pärast seda meie vanempastor Ruudi Leinus ütleb meile õnnistussõnad algavaks nädalaks või alanud nädalaks kaasa. Aamen. Issand, sa valitsed mu südames, anna mul mõtteid, mis vääriksid sind. Seisku mul meeles mu õndsuse hind, ole mu tarkus ja sõnadega sammud, et seaksin ma su kitsal raal. Laps olen sulle, ma mu isa saan. Sina ju oskad mind armastada. Usun, et võitlustes tõstad sa käed, kaitsed mind kõrvalen, viid vaenuväed. Varjupaik oled mu kindluse val, su vägi varjab mind siin taeval. Rikkus ja kuulsus ei paelu mind veed, kui mulle lahti on taevased teed. Armastust rikkusest suurimat näen, kui sinu juurde ma alati jään. Issand ja kuningas, sind palun ma, et taeva koju mind juhiksid sa. Olgu mu ümber ka pimedaim öö, mu lootus sina, su lunastustöö. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus olgu meie kõikidega. Aamen.